Muide, inimest, kellele sa üüri maksad, kutsutakse inglise keeles landlord ehk maalord. Sa ei maksa üüri lihtsalt maa- või korteriomanikule, vaid päris lordile. Ja tuleb välja, et keskaegne feodaalsüsteem polegi kadunud, vaid on saanud lihtsalt uue juriidilise vormi. Kokkuvõttes kuulub kogu see maakroonile, kirikule ja landlordidele ehk mõnele aristokraatlikule perekonnale, kellele kuuluvad tohutud tükid Londoni kesklinnast. See on sõna otseses mõttes omand, mis on pärandunud põlvest põlve juba keskajast saati. Londoni suurim maaomanik on Westminsteri hertsog Hugh Grosvenor. Ja te ei usu, aga ta on Alexander Puškini järeltulija. Ta on 35-aastane ja tema varandus on peaaegu 10 miljardit naela. Tema perekonnale kuulub 200 aakrit Belgraviat ja 100 aakrit Mayfairi, Londoni kõige kallemaid piirkondi. Ja rahunege maha, tüdrukud, ta on abielus. Ema kaudu on Hugh mitte ainult Vene poedi, vaid ka Romanovite keisarliku dünastia järeltulija. Jah, seda on raske hoomata, aga nii see on. Tema ema Natalia on prints Williami ristiema. Hugh ise on prints George'i ja prints Archie ristiisa. Hugh enda ristiisa oli sündides Charles III, praegune kuningas, kes oli tollal veel Walesi prints. Kuidas sellel hertsogil küll nii vedas? Lihtsalt kaugel 1677. aastal abiellus tema esivanem Sir Thomas Grosvenor 12-aastase Mary Davisega, kelle kaasavaraks oli tükksoist maad Temsist põhja pool. Täna on see maa just nimelt Mayfair ja Belgravia. Selle keskmine ruutmeetri hind on 21 000 naela. Ühesõnaga, poiss Thomasel lihtsalt vedas abieluga ja nüüd elavad tema järeltulijad sellest rahast juba 350 aastat.